Eestis on ligikaudu 600 000 sõidukijuhti ning liiklusregistris circa 700 000 sõidukit. Liiklustihedus Eesti teedel ja tänavatel kasvab, samuti kasvab ka liiklusõnnetuste hulk. Päevas toimub üle 100 liiklusõnnetuse. Kuidas peaks juht õigesti käituma liiklusõnnetuse korral? Käitumine vahetult peale liiklusõnnetust, peatumine ja abi kutsumine. Peale liiklusõnnetuse toimumist peab juht võimalikult kiiresti lisaohtu tekitamata peatuma ja sisse lülitama ohutuled koos ääretuledega. Seejärel on vajalik hinnata, millist täiendavat ohtu võivad liiklusõnnetuses osalenud sõidukid teistele liiklejatele põhjustada. Ohutulede puudumisel või halva nähtavuse korral, mis võib olla tingitud ilmast või muudest põhjustest, kui nähtavus on alla 300 meetri või nähtavus on piiratud kurvidest, teeharjadest või muudest takistustest, tuleb teele panna ohukolmnurk. Ohukolmnurga paigaldamisel tuleb eelkõige jälgida, et see edastaks teel olevast ohust õigeaegselt infot teistele kaasliiklejatele. Asulas vähemalt 25 meetri kaugusele ja asulast väljas vähemalt 50 meetri kaugusele hädapeatunud autodest. Ohutuse kindlustamisega tuleb eriti põhjalikult arvestada asula välisel sõiduteel, kus on tegemist suure sõidukiirusega ja politsei kohaletulekuks võib kuluda rohkem aega. Inimeste olemasolul võib kasutada nende abi lähenevate juhtide hoiatamiseks ja suunamiseks, kuid seejuures peab olema tagatud ka inimeste ohutus. Kindlasti peavad hoiatajad kasutama pimeda ajal helkureid või taskulampe. Kohe peale liiklusõnnetust ei ole õige teed vabastada. Eelnevalt tuleb veenduda, et kõik asjaolud on selged ja liiklusõnnetus dokumenteeritud. Ka juhul, kui te ei ole kindlad, kas teie osalesite liiklusõnnetuses, näiteks kontaktitu liiklusõnnetus, kerge kontaktiga õnnetus parklas või muud sellist, tuleb seisma jääda ja selles veenduda. Kui liiklusõnnetuses on vigastatuid, tuleb viivitamatult teavitada juhtunust Päästeametit 112 ja politseid 110. Helistades Päästeametisse või politseisse, teatage võimalikult kiiresti ja selgelt, mis on juhtunud, kus see juhtus ning kes helistab. Jääge rahulikuks ja vastake esitatud lisaküsimustele. Ärge lõpetage kõnet enne, kui te selleks loa olete saanud. Peale abi kutsumist tuleb anda vigastatutele esmaabi. Kui te ei ole esmaabi andmises kogenud, siis on soovitatav ka esmaabi vajadus Päästeametiga kooskõlastada. Asustatud piirkondades saabub kiirabi lühikese aja jooksul ning teie sekkumine võib rohkem kahju kui kasu tuua. Esmaabi eesmärgiks on stabiliseerida vigastatu seisukord. Ka muul viisil vigastatute abistamisel lähtuge Päästeametist saadavatest korraldustest. Päästeteenistust tuleb teavitada ka juhul, kui vigastatuid ei olnud, kuid edasist liiklejate või keskkonna ohutust ei suudeta iseseisvalt tagada.